Mis nüüd võimukoalitsioonist teil sündimas on, mis viimased arengud on? No võtame ikkagi faktipõhiselt, et jaanipühad, võidupüha said läbi, kogunesime eile linnavalitsuse kabinetiga, et siis arutada seda, kuidas Reformierakonna kolleegid on rahulikult järele mõelnud pühade ajal ja meie kohtumine oli kaunis lakooniline. 10-15 minutit, kus härra Pere teatas meile, et tegelikult ei ole mitte midagi arutatud, ei ole midagi vastu pakkuda ja see arutelu alles tuleb. Reedel koguneb nende juhatus ja siis nad annavad tagasisidet. Selge läksime nii-öelda laiali, et keegi nii-öelda täiendavad ettepanekuid analüüsimiseks ei ole lauale pans ja täna hommikul loeme pressiteadet, kus tegelikult ikkagi ei tööta ja ikkagi linnapea on ikkagi süüdi ja see on siis see olukord, kus me oleme. Ma arvan, et selles valguses võib öelda kahte asja. Esimene asi on see, et vabandust, mina kui inimene, kes on selles situatsioonis sees, ma arvan ka laiemalt avalikkusele, Tallinna elanikele, see näeb välja nagu halb teater, natukene hale. Ütleme nii, et süda suvel on siis etendatud nüüd juba 3. akt on siis saabunud sellest teatrist, mis on halanaljakas ja ei ole väga usutav. Et algas sellest, et lasteaed, jätkus see, et linnapea on hoopis süüdi, nüüd kolmandaks, et see koalitsioon ei tööta ja mina julgen pakkuda, et 4. akt sellel suurepärasel või siis läbi kukkunud etendusel on see, et korruptsiooni korras süüdi mõistetud Keskerakond on nüüd see hea partner, kes hoolib peredest, kellega saab populistlikult tasuta lasteaia ideed ellu viia ja nüüd ikkagi tuleb nendega minna.